Trump külvas Kuubas hirmu, kui tõi päevakorda võimaliku kuni 500 000 kuubalase väljasaatmise, kes on viimastel aastatel Ameerika Ühendriikidesse saabunud. Ja sel esmaspäeval, 25. mail 2026, tunneb Havana režiim, kui suur poliitiline pomm võib saarele langeda. Surve ei mõjuta ainult neid, kes elavad hirmus kaotada õiguse jääda Ameerika Ühendriikidesse. See tabab otse Kuuba diktatuuri, mis on oma enda rahva nälja, elektrikatkestuste, repressioonide ja viletsusega välja ajanud. Aga nüüd võib ta olla sunnitud vastu võtma tagasi rahva hulga, kelle jaoks süsteemil pole ei toitu, tööd ega struktuuri, et neid ülal pidada. Trump ja Marco Rubio teavad, kust vajutada. Lõpetada migratsiooni kuritarvitused, nõuda Havanalt vastutust, nõuda poliitvangide vabastamist, pakkuda otsest abi rahvale ja takistada kastristlikul eliidil kasutada kuubalasi kilbina, et kaubelda leevendust ilma tegelikku vabadust andmata. Mida Havana nende väljasaatmiste hirmu taga varjab? Miks kardab režiim omaenda kuubalaste tagasivõtmist? Kuidas muutis Donald Trump migratsioonikriisi poliitiliseks relvaks Kuuba diktatuuri vastu? Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga nüüd tahad sa kindlasti kanalile tellijaks hakata, et olla jätkuvalt hästi informeeritud. Reaalajas teave parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida kunagi nähtud. Usaldusväärsuse standardil Milson Alvese Global. Teave, mis levib Kuuba kajastamisega seotud kanalites, viitab sellele, et Washingtoni ja Havana vahelised kõnelused hõlmavad kuni 500 000 kuubalase võimalikku repatrieerimist, kes on saabunud Ameerika Ühendriikidesse peamiselt Bideni valitsuse ajal. Endine demokraatide kongressman Joe Garcia ütles, et see oleks üks läbirääkimiste kõige raskemaid teemasid. See ettepanek ei ole eraldiseisev. See oleks osa suuremast paketist, mis hõlmab poliitvangide vabastamist, majandusreforme, poliitilisi reforme ja konfiskeeritud varade kompenseerimist. Ja uus suhe Ameerika Ühendriikide ja saare vahel. Aga osa, mis raputas Miami, Havanat ja Kuuba kogukonda, oli just massiline väljasaatmine, sest see puudutab perekonda, tööd, elukohta, hirmu ja tulevikku. Donald Trump kasutab seda teemat otseselt, sest kuubalaste sisenemine Ameerika Ühendriikidesse on viimastel aastatel plahvatuslikult kasvanud ja sellest on saanud Washingtoni jaoks poliitiline probleem. Paljud saabusid programmide kaudu, mis loodi või laiendati Joe Bideni valitsuse ajal. Teised tulid üle piiri ja mõned on endiselt ebakindlates immigratsiooniprotsessides. Donald Trumpi sõnum on, et avatud uste ajastu on läbi. Valge Maja soovib üle vaadata load, lõpetada humanitaarse sissepääsuloa kuritarvitamised ning eraldada need, kes sisenesid seaduslikult, neist, kellel on kuriteod, pettused või väljasaatmisotsus. Sisejulgeolekuministeerium oli juba astunud samme tingimisi riiki lubamise programmide vastu, kuubalaste, haitilaste, nicaragualaste ja venezuelalaste jaoks. Ja ülemkohus lubas valitsusel nende lubade lõpetamisega edasi minna. See samm avas tee palju suuremale migratsioonisurvele Havana vastu. Kuuba režiim püüab müüa ideed, et ta on Washingtoni ohver, kuid tegelikkus räägib diktatuuri enda kahjuks. Kuuba on kaotanud elanikkonda, on kaotanud tootmisvõime, on kaotanud noored, on kaotanud spetsialistid ja on kaotanud usalduse. Nüüd, kui tekib võimalus võtta tagasi kuni 500 000 inimest, väriseb Havana, sest neil pole töökohti, toitu, energiat ega struktuuri, et seda tagasipöördumist vastu võtta. Diktatuur, mis sundis rahvast saaret lahkuma, võidakse nüüd just selle sama rahva poolt vastutusele võtta. Ja see vastutusele võtmine on režiimi jaoks karm, sest see näitab, et Kuuba kriisi ei tekitanud need, kes välja saadeti. Selle põhjustasid aastakümnete pikkune poliitiline kontroll, seiskunud majandus, repressioonid ja võimuga seotud eliidi privileegid. Operatsioonil on sõnum ka kommunistlikule juhtkonnale. Washington ei räägi ainult immigratsioonist, räägitakse võimust. Marco Rubio on juba öelnud, et kokkuleppe saavutamise võimalus Kuubaga ei ole suur, just seetõttu, et Ameerika Ühendriigid teavad, kellega neil on tegemist. Trumpi administratsioon pakkus $100 miljonit humanitaarabi Kuuba rahvale, toidu ja ravimitega. Aga nad tahavad, et see abi jõuaks usaldusväärsete organisatsioonide kaudu, nagu katoliku kirik või sõltumatud organisatsioonid, mitte režiimi sõjalise ja ärilise struktuuri kaudu. See tabab Kuuba masinad otse südamesse, sest Havana tahab kõike kontrollida, toitu, ravimeid, internetti, välisabi, raha sissevoolu ja inimeste lahkumist. Teine tõsine punkt on internet.
levinud uudistes sisaldab Ameerika pakkumine toetust ühenduse loomiseks väljaspool Kuuba riigiettevõtte kontrolli. See häirib režiimi, sest Kuubal ei ole internet ainult suhtlusvahend, vaid ka sotsiaalse kontrolli vahend. Kui toimub protest, katkestab diktatuur signaali, blokeerib teabe ja püüab takistada piltide levikut saarelt. Kui kuubalastel oleks vabam juurdepääs teabele, kaotaks diktatuur ühe oma tähtsamatest hirmu hoidmiseks. Seetõttu, kui Trump paneb abi, interneti ja väljasaatmised samale lauale, ei kaupleda ainult lendudega. Ta mõjutab mehhanisme, mis kaitsevad Havana eliiti. Väljasaatmised on juba väiksemas mahus alanud. 2026 aasta jaanuarist maini saatsid Ameerika Ühendriigid juhtumi kajastanud reportaaži kohaselt 18 operatsiooni käigus välja 612 kuubalast. See ei ole veel hiiglaslik 500 000 number, kuid näitab suunda. Ameerika valitsus katsetab erinevaid teid. Ta avaldab juriidilist survet, peab läbirääkimisi kolmandate osapooltega ja sunnib Havannat seisukohta võtma. Veebruaris viis lend 170 kriminaalse taustaga kuubalast saarele. See on sümboolne fakt, sest Kuuba on ajalooliselt keeldunud vastu võtmast teatud kriminaalse tausta või vanade süüdimõistmistega välja saadetuid. Surve hõlmab ka Mehhikot. Märtsis teatas Reuters, et föderaalkohtunik Poltsas Bostonis nõudis Trumpi valitsuselt selgitusi väidetava kirjutamata kokkuleppe kohta, mille alusel umbes 6000 kuubalast saadeti Mehhikosse. See detail näitab, et Washington tegutseb mitmed rindel korraga. Kui Havana ei võta vastu, otsivad Ameerika Ühendriigid alternatiive. Kui kohtud esitavad küsimusi, kaitseb Valge Maja migratsioonialast pädevust. Kui diktatuur püüab aega võita, suurendab Trump poliitilist hinda. Havana tunneb lööki, sest kuubalaste eksport ei ole ainult Ameerika piiri küsimus. See on sotsiaalne pomm saarele. Kes lahkus Kuubalt? Jättis sageli maha perekonna, müüs vara, võttis võlgu, ületas ohtlikke piire või liitus programmidega, mis lubasid ajutist stabiilsust. Kui osa sellest grupist naaseb töö, eluaseme ja väljavaadeteta, võib sisemine surve kasvada linnaosades, järjekordades, ametiasutustes, lennujaamades ja sotsiaalmeedias. Režiim teab seda. Seetõttu püüab ta muuta iga Trumpi sammu propagandaks Ameerika Ühendriikide vastu, kuid see narratiiv jääb nõrgaks, kui Kuuba rahvas ise teab, kes kohaliku majanduse hävitas. Samal ajal püüavad majandust tagaplaaniga seotud tegelased müüa kontrollitud üleminekut, piiratud avatust, välisinvesteeringuid ja võimu säilitamist gastroiliidile lähedaste rühmade käes. See on kõige tundlikum osa. Havana tahab raha, turismi, kinnisvara, sadamaid, teid ja investeeringuid, kuid ei taha anda tegelikku poliitilist vabadust. Tahetakse saada leevendust ilma kontrollist loogumata. Trump teab seda, Rubio teab seda ja ka Miami Kuuba kogukond teab seda. Seetõttu muutub kuni 500 000 kuubalase tagasisaatmine ebamugavaks takistuseks. Kui režiim tahab läbi rääkida, peab ta silmitsi seisma selle kriisi inimliku hinnaga, mille ta on põhjustanud. Või võtab Havana surve vastu ja loob ruumi tõelisteks muutusteks. Või tunnistab maailmale, et ta ei suuda isegi omaenda kuubalasi tagasi võtta. Mina olen Milson Alves, Global rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõese infoga kursis. Uudiste lingid leiad video kirjeldusest. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese Global kogukonnaga.